Nagu traditsiooniks on saanud, siis iga aasta korra käime me Lapimaal kalal ja täna on siis 13. juuli ja me sõidame siis Lapimaale kalale. Tavaks on saanud, et ma olen ennast kiilakaks ajanud iga reis, et sääskedel on parem süüa. Ma mõtlesin, see aasta ma seda ei tee, aga mul tuli parem mõte. Teeme poistele pullina. Mul on kallis kaasa, mul on siin tool olemas. Kallis kaasa, kus need värvid said? Kallis kaasa aitab mind sellega kaasa. Ütle tere. Mul on juuksevärvid, sellised aerosoolid. Teeme mind kirjuks. Poistele natukene naljana. See läheb otse pealuust läbi, see aerosool. Lase. Brain freeze. Tere. Tutvustan teile kohe enda elukaaslast Kaarit. Ahah, väga tore. Mis sul peas on? Mis värv? Jaa, mis lipp või mis on? Ma ei tea. See ei tea, suvalised nootsed mingid lipuvärve. Vedemajakas, ma arvan. Ongi või? Vedemajakas. Uus aasta jõuad seiklused. Seekord oli sihtkohaks Raivo valinud Rootsi Mägi-Jõed, kus kuulujuttude järgi ujuvad ringi mitmekilosed forellid ja mine tea, äkki näeme ka mõnda ilusat paalijat. Seekord olümpiamänge ei ole, seekord on Rally Estonia mineku ajal meil. Finnmarki maakonnas olime juba mitu aastat järjest käinud ning mõtlesime midagi uut ka proovida. Aga enne kui saime üldse kala hakata püüdma, tuli läbida pikk ja juba pähe kulunud teekond mööda Soome maanteid. Oli aega Ragnari peaga puhtaks pesta, muidu julgenud temaga koos poodigi minna. No mehed, head kalaõnne! Head kalaõnne! Ja nii see pikk teekond kulges. Hea muusika, hea jook ja lõbus seltskond. Mida veel tahta? Ah jaa, võib-olla ilusad kala ka. Korraks läks hämaraks, aga mitte pimedaks. Suvise Lapimaa võlud. Peagi nägime ka esimesi põhjapõtru, kes vaikselt nosisid sammalt ning vaatasid, et jälle need samad tüübid. Kaua võib? Vastus sellel on, et seni kuni jalad kannavad, plaanime ikka ja jälle tagasi tulla. Lõpuks jõudsime oma sihtkohta. Kell oli väga varajane ning enamus meist olid maganud ainult mõne tunni kui sedagi. Esimesena tervitasid meid sääsed. Seda rõõmu, ilma sääskedeta poleks see ju Lapimaa. Hakkab meelde tulema või? Vaikselt veel. Mis arvad, palju kaalub? Mul kaal on väike. Alkoholi ei ole. Konservi ka ei ole. Mis sa arvad, palju kaalub? 25. Nii vähe, ma ei usu. Jumala vähe. See kui kott kaalub rohkem, mul on tunne. Täna on siis 14. juuli 2019 ja me lendame helikopteriga kohe kalale. Nende aastatega oleme selgeks saanud, et üks asi on vaadata Google Mapsist kaarti, teine asi on reaalselt seal maastikul kõndida. See ei ole lihtne, eriti kui sul veel pool elamist seljakotiga kaasas. Täiesti plaaniväliselt tegime rahalised arvutused ning otsustasime helikopteriga Raagri kohta lennata. Olime kõik valmis raskeks matkaks, aga seekord saime siis ühe otsa lihtsamalt. Loomulikult ei saanud seda juhust kasutamata jätta ning kõik vajalikud ja mittevajalikud asjad sai kaasa võetud. Helikopteri juht ütles, et me oleme maksimumkaalu lähedal. Eks see tekitas natuke kõheta tunda, aga mis kõige tähtsam, jõudsime turvaliselt kohale. Tere tulemast Kalamehe paradiisi Lapimaale, kus kaladest ei tule puudust ja sääsed on sinu parimad sõbrad. Sinna on kergem minna, seal on asjad juba ees. Ando, mis räägid? Siin ei ole jõge. Laagrikoha otsimisega läks natuke aega, aga lõpuks leidsime enam-vähem sileda maastiku, kuhu telgid panna. Ei veel midagi või? 15 kilomeetrit. 15 kilomeetrit. Ei, linnulennult 15.
22 oli siksak. Palju see helikopter aeg oli? 5 minutit või? Mul on teile Sven Laanelt midagi. Valige omale. Number 3. Juba vaja siin öelda. Mis mõttes, kõik on ühesugused ju. Valige omale, kurat. No siin mõned täpid erinevad. Kes see on? Landimeister Sven Laane. Hakkab tulema või? Ei. Kurat. Algus peaks küll proovima seda siis. Sa oled see pöörlevaid proovisid. Ei ole, ma võin mooberi otsa siin hoopis. Sa isegi ei vahetanud latti. Ei. Siin ägu. Ma tulin korraks, mõned disket tegin. Ma tegin ainult mõned disket tegin. Nüüd ma mõtlen, ma lähen magan kõigepealt. Sa olid 15 minutit ära, kurat. Jalutasingi siit sinna. See Lapimaa värki või esimene ise kala ei ole, see on jama koht. Esimene minek kalale Lapimaal. Helikopteriga sõidetud suht kännis. Vaatame. Lähme väiksemale jõele kõigepealt. Laager asus meil 2 jõe vahel ning kuna üks jõgi oli liustiku sulaveest sogane, siis liikusime 3 teise jõe äärde. Ragnar oli väsinud ning läks puhkama. Ei läinud kaua, kui juba esimesed kalad ka olid nähtud. Jõgi oli väga puhas, kiire vooluga ning külma veega. Kerestikud vaheldusid sügavamate aukudega, mida me ka pommitasime. Pane jooksu, Saarräi. Seal läks just normaalne jõekas küljes. Tükk aeg oli küljes, aga ta oli keset jõge, ei saanud kaldale. Mul on praegult jääkas otsas. Esimene söögikala oligi käes. Tubli Hannes. Muud pole hullu midagi, aga sääsed on kurjad. Siin jões küll kala ei ole. Ja siin jões on mingi õljumiksa vist, sest kivid on ka siuksed ähmased, nagu mingi kolm või liiv oleks peale vajunud. Peale seda liikus ka Andre teise jõe suunas, sest meie olime kala juba saanud. Ilus kruusaväli, sügav vesi, mis siin veel mõelda, lant teele. Ja siis algas võitlus. Kohe oli tunda, et see on korralik kala. Helid, mida iga kalamees kuulda tahab. Kala solberdused, siduri kärin. Ainuke mõte on nüüd, et ei tea, kas konks on ikka ilusti suus.
ja peale mõningaid põgenemiskatseid saigi Andre kala kaldale. Õnneks oli konks korralikult kinni ja peale sellist saaki vallanduvad emotsioonid. Kahekilon siika. Milline ilutus. Tagasi laagris. Aga siit jõstis ülegi ju. Me peame üks päev laagri kolima sinnapoole, me ühe otsaga ei pane ära. Andre pidas silmas tagasi matka. Üldse üle. Kui seal silda ei ole, siis me ei saagi siit kaudu minna. Peab siit üle pressi. Siit siga. No ma ei tea, rändame mägedesse, seal on madala. Beebit ma ei näita. Nüüd on juba koledaks läinud või? Kurat, see on ikka kala alles. Jõeforelli kohta on see julm. See on isegi suurem, kui ma seal tagasi hakkan. See on jõhker. Teine sarnane nagu. Ma olen nagu elus. See on ikka kolene. Noh, seda tasub kaaluda. See oli nagu ülilus. See, no hõbedasem ja täpid olid ilus. Jumal hästi, vaatan päike, vaata kruusaväli, ilus kruusaväli hästi suur. Vaata kahtlane tume ribari. Kurat, see võib kalale panim. Vaata, liikus näiteks. Ja kohe vett lendas ja oligi otsas. Ikka lemmik. See on tegija. Ma proovisin roosasid asju, mul on number 3. Kullitasin pikalt. Ma ei proovinudki, ma olen see vist, kes paneb ühe landi otsa ja laseb süüdimatult. Aga tasub. Kuldna, selga panin ka kuldset ja siis tuli ka paar raikit. Kuna eelmine öö oli väga lühike, siis püügipäev oli ka poolik. Puhkasime laagris, sõime ja muljetasime ning saatsime Ragnari ka kalale. Kell on 12 Rootsi aja järgi, kell 1 Eesti aja järgi öösel. Liigun mina jõe poole. Kuna mina magasin päeval, on minul nii läinud. Kuna Andre tegi meile rekordi ette 2,3 kilo jõeforell. Öösel kala väga ei liikunud ning peale paari tunnist püüki tuli Ragnar ka tagasi puhkama. Nii, vaatame, mis siin ise tehtud suitsuahjus toimub. Sopogona. Tossaski lõpuni. Eelmisel õhtul meisterdas Ragnar suitsuahju. Nüüd on aeg maitsta, kas ahiga töötas. Oleme ühe öö siis metsas ära olnud. Nüüd lubab 3 päeva järjest vihma. Saame ka ikka kehva ilma, muidu iga aasta on vedanud sellega. Aga noh, lähme vaatame, äkki vihmaga võtab kala paremini. Eile sai ainult Andre suure kala, Hannes ka mõne ilusama. Aga lähme vaatame. Kalariided selga, varustus kokku ning kalale. Anda kala juba. Aga väike on, käima ei tõmba. Jaa, näe väike. Oo, ei ole midagi väike arved. Esimene vise, esimene kala. Käib või? Jaa. Ma panen spinningu ära. Koos kaldale minema sellega. See on ka
küll päris hea. sa raisk. Päris ilus esimene kala, kurat. Tegi kohe päeva rõõmsamaks. Lõpuks jõudsime siia ühte väga ilusasse kohta ja esimese viskega ujus kohe väga ilus forell järgi. Ja nüüd me ei saa siit ennem minema minna, kui me proovime landikarbid läbi, et äkki ta midagi ikka tahab. Selle see üks kolm, ma ei tea, kas te ka nägite, see oli ka mitmekilone raudselt, pani ülespoole ära, et ma vaatasin, et läks kadus vastu. jah, see võis olla sama suur kala, kui Andre sai, võib-olla isegi suurem. Selliste kalade nägemine lööb adrenaliini ikka korralikult lakke. Samal ajal olid Andre ja Ragnar teise jõe peal. Ulme. Ei mõista. Täiesti putsis, ma ei saa aru, kus kala on. Selle peale otsustasid Andre ja Ragnar, et lähevad proovivad järved järgi. Kui jõest midagi ei tule, siis äkki järvest ikka saab. Ega jah, vahel võib hoopis kiirem tee olla siis, kui lähed ringiga. Päris hirmus. Põhja ei saa kätte. Väike jõgi voolas järvedest välja ning seal juba kala võttis. Läks jälle ära. Järgmine. Selle sain kätte, kukkus ära. Selle kohta võiks öelda, et tegijal ikka juhtub. Täiesti võimas tuun. Seljast ära ei saa võtta, sääsed söövad ära. Jõudsin järveni. Jesus Christ. On ikka müttamine. Lõpuks jõudsid Andre ja Ragnar esimese järve äärde ning juba esimeste visete järel sai selgeks, et täna õhtul nälga ei jääda. Forelli ja haugi tuli korda mööda, kahjuks paalijat seal polnud. Tihti paal ja järve ääres ongi kõva nullitamine nii, et näpud villis rulli keeramisest. Aga seekord on ka püügirõõmu, kui saad kaladega mässata ning natukene ka adrenaliini tunda. Kui Raivo sai juba päeva alguses kala kaldale, siis nüüd oli Hando kord käsi valgeks saada. Võtta tõsta välja. Saad sa aru, vool on nii tugev, sidur pani nii, ma mõtlesin suurem on see. Keeran natuke peale veel. Suurem! Peagi jõuti järjekordse ilusa basseini äärde. Kohe oli näha, et see on väga sügav ning esimeste visete järel sai selgeks, et siin on kala. Ja kohe palju.
Mul filmib või? Vist? Mul filmib vist või? jaa. Mul ka tuli ka esimesega väike übare. Kus ma ta kätte saan võib-olla? Hando polnud oma kala veel kaldalegi saanud, kui juba Raivo maades järgmise forelliga. Lapimaa rõõmud, sellepärast me seal käimegi, et kala on palju ning seda jätkub kõigile. Ando! Sõitsuva pekkis, mis sõitu see teeb? Täitsa pekkis, iga viskega niuke kala. Hannes, tule siia. Sõna ja Kelraid täitsa puitis rääk. Iga ise sihuke puist rääk. Täiesti perses. Mõned pildid sellest kohast, kus kala võttis lanti põhimõtteliselt iga viskega. Ja need olid ikka sellised korralikud poisid. Hannes oli teisel pool jõge ning jõudis selle kohani veidi hiljem, aga ka tema ei pidanud nullitama.
ehtsad emotsioonid, kui ilus kala pääseb minema. See ilus koht koosnes 3 joast ning august. Kuna kala alumisest basseinist ülespoole ei pääsenud, siis sellepärast oligi sinna kogunenud selline hulk ilusat forelli. Raivo ja Hando olid oma tänased saagid kätte saanud ning oli aeg tagasi laagrisse jalutada. Hannes aga liikus üksinda edasi ülesvoolu. Andre ja Ragnar olid esimese järve ääres saanud juba piisavalt palju kala ning peagi otsustasid nad edasi järgmise järve juurde liikuda. Teine järv oli nagu öö ja päev võrreldes esimese järvega. Tühjus mis tühjus, isegi kaevust on suurem võimalus kala saada. Võite, kas see järv ei taha kala välja anda või siin ei ole? Nii liikusidki Andre ja Ragnar tagasi esimese järve äärde. Ilusat forelli tuli järjest. Päris ilus olla. Ilus forell. Vittu ära läks.
tihti pole kõik nii must ja valge, kui paistab. Järv annab ja järv võtab. Sellise hea võtu peal tulebki mõni ohverdus ka tuua. Täiesti puhtkas. Kui rumal olen. Fuck. Ainuke see lant. Mine pekka. Järvedel on vaja rasket lanti, ainuke raske lant. Üks on veel. Üks läks ära oma vea tõttu. Ilus kala otsas veel. Kala pani mul landiga minema. Kuule Raks, kui arvad, et viske pikkusest jääb puudu, siis mul on mõned midagi ma siit leian juba. Jaa, see on täitsa ilus. Täitsa kena, jah. Ja tead, mis oli või? Viskasin. Nii kui vette kukkus oli otsas. Arvasin kinni, tõmbasin minge peale. Hakkas liikuma. Mul plee haug on rass. Ja lõpuni välja ainult ühtlaselt liikus. No mul see, kes ära oligi sama moodi. No nii, midagi ma ikkagi leidsin siit, et päris nutune see asi pole. Ja sügaval metsas kühvel. Siin vist otsitakse kulda kuskil. Porka. Jah. See on väga ilus. See võiks minu landiga olla. Siin ta oligi. See on päris ilus võrk. Ja. No mine. Ja. Suur uis. Päris jurrakas. See on nii ilusti kinni ka. Oli aeg lõunat süüa ning puhata. Hannes oli ka juba tagasi teel laagrisse, kui ühes ilusas kohas võttis järjekordne kala lanti. Mõõdult võiks öelda, et selle jõe keskmine suurus. Lõpuks jõudis ka Hannes tagasi laagrisse ning koos Raivo ja Handoga elati uuesti neid emotsioone läbi, mis jõe ääres juba kogeti. Lähme teeme väikse pesu, kurat. Pikk kalapäev selja taga. Kui mitte võtta arvesse mõnda erandit, siis Lapimaal on kala ka väga väikestes veesilmades. Oho.
Ragnar leidis jälle lume üles, nii nagu igal reisil. Oh, tuleb. Hauge. Jaa. Nahkuina. No jaa. Ilus, jah? Täiesti hull järvna. Suured forellid ja haugid, kuradi. Eestis sükest forelli, kuradi, luss saadana. Siin saad kettina. Selliste ägedate emotsioonidega liikusid Andre ja Ragnar tagasi laagri poole, kus neid teised juba ees ootasid. Selja taga järved ning lumised mäetipud, see imeline Lapimaa loodus. Esimene saidki lutti. Aga me vaatasime, et tõmbas järgi vahepeal. Vahepeal oli suurem vahe. Ma vahepeal ootasin ka. Profid. Pereme profina. Tule tõite sääsad kaasa või? Siuke pillu on järgi. Ei no meil oli samamoodi järgi, kui me tulime. 4 lanti läks. 4 lanti. Kalad viisid ära või? Just see. 2 viisid kalad, aga oma süül. Sääse hunnikutega. On, hullult on sääs kindel. No ma olin ise süüdi. Ühel kindlasti, teisel ma ei tea, mis vigastatud tamiilist. Vaba mürki. Suu vahutab nagu langetab. Kui ta saab kärast, kus ta oleks alla pand, see oleks putsis, et ma pidin ka natuke jõuda tasutasin. Läks, see oli päris ilus käes. Täitsa peks. See, kus see droon lendas, vaatan. Lomp väik pool karpatiiki. Sisse väljavoolu hetkel ei ole, on ju. Ja ta sai sellise forellisi väikest tiigist. Ma nägimegi väike sulps, tegin viske, sain ka. Või see viski landini. Aga kuidas järves oli? No, esimene järv on müstika, täiesti putsis. Seal on niimoodi kuradi forelli, suured forellid, haugi ja forelli. Ja kui saad ühe forelli, siis teise viskega saad tee haugina. Vähemalt tegid haugi ka ära. Aga suures järves? Mitte midagi, mitte ühte võtta. me neil maimugi, aga kalamehed on käinud. See on jälle ala mingi Paalja järv, kus pead võluma nad välja vist. Aga sügavus järvedes? Ma ei tea, 12 sekundit vajas lant põhja. Mul oli mingi jõhkralt raske lant ka. Et ikka sügavad, jah? Väike järv oli jumala madal. Forell oli mingi 1,5 meetris vees või 2 maks. Aga äge.
muljetamist jätkus terveks õhtuks. Ma arvan, ma puhkan täna ja siis ma käin homme. Vaatan neid lompe ja asju, mis Raif need nägid, need võib päris ägedad olla. Kus sa mõtled? Kui te midagi mitte kala süüa teete, siis jätke mulle ka. Ja ikka. Pärast see on. Ja ma arvan, et ma teen alla 2 kiloseid ma ei hakka võtma. Raivo oli esimene, kes järgmisel hommikul ärkas. Teised nautisid alles esimest kohvi, kui Raivo jõe äärde jõudis. Plaan oli ka näha neid kruusavälju, millest Andre rääkis ning kus ta esimesel päeval oma ilusa forelli sai. Silma järgi ütleks, et mingi 3 kilo, 500 kilo selle vahel, aga ma lasen lahti. Küünad, värgid, särgid. Kuna kallas oli kõrge ning vesi tundus sügav olevat, siis tahtis Raivo nöörist kala üles tõmmata, aga seekord läks hoopis nii. Ilus forell, aga kuna söögikala oli meil laagris piisavalt, siis lasi Raivo kala tagasi ujuma. Tundus, et seal teisel pool jõge pesitseb mitu kala. Raivo liiklus keset jõge olevale kruusaväljale, sest muidu jäid visked lühikeseks. Väga ilus forell. Mehed matkavad nii kõvasti, et saapad ei pea vastu. Samal ajal laagris Hannes parandas oma kahlamissaapaid ning teised puhkasid. Kalad on roninud puu otsa. Christmas tree või kuidas see kuusepuu. Tegelikult see on supimaterjal. Kui haljad on suoksad. Raivo nautis endiselt helisid, mida teeb sidur, kui korralik kala on landi otsas.
Lõpuks otsustas Raivo ikkagi ühe kalaga laagrisse kaasa võtta. Painkoogi-meister Ragnar valmistas poistele maitsvat lõunat. Hando nautis õlut ning pika mõtlemise peale otsustas Andre ikka õhtul kalale minna. Suund oli sama, mis eelmisel päeval. 2 jõe ristumiskoht ning suured kruusaväljad. Äkki tuleb täna sealt veel mõni paarikilone forell. Tundub, et keegi on igatahes kodus. Uus vise ja uus kala. Kiire kaalumine ning tagasi ujuma. Tundub, et Andrel võttis kala sama hästi nagu hommikul Raivol. Nüüd on praegu 12. Peale sellist püügipäeva on kohe süda rahul ning kindlasti tuleb ka uni väga magus. Seda muidugi väikese abiga. Täna oli pesupäev. Sõbrad koos lõkke ääres, mekitakse head jooki ning juttu jätkub kauemaks. Uus hommik ja uus kalapäev. Jõhker ja täiesti võt. Kuule, pildi peal ei olnud pooltki. Natuke näksitud, aga ikka lahe. Oi, omma, joo, kaalub nii palju. Ainult mets. Ilustan. Liiga tugev pool. Nooraks ujuma ära. Ega nalja ei ole. Õnneks kõik jääb videosse, et selles suhtes ei ole tühja. Ragnar ja Andre otsustasid täna liikuda ülesvoolu, et näha ka ise neid ilusaid kalakohti, millest teised paar õhtut on muljetanud. Aga ega lanti tuleb visata igal pool, kala on kõikjal.
Päris paksukene. Ja. Ma tahan ju sind vabastada. Üliilus. Raivo, Hando ja Hannes liikusid sinna, kust eile Andre ja Raivo kala said ehk allavoolu. Peagi võttis Forell Hannesele anti ning järgmisel hetkel vajutas Hannes kaamera kinni. Tegelikult tahtis Hannest just kaamera salvestama panna. Õnneks oli Raivo samal pool jõge ning nägi, kuidas Hannes ennast ohverdavalt sügavasse vette kalale järele läks, sest Forell oli ennast ümber oksa mässinud. Samas kallas oli väga kõrge ning vesi paistis ka väga sügav olevat. Õnneks sai Hannes kala kätte ning Raivo aitas ta tagasi üles kaldale. Järgmise Forelliga läks Hannesel palju lihtsamalt. Veealused kaadrid on täiesti uskumatult selged ning ilusad. See on see puhas vesi. Hando sai ka kalakonksu otsa, aga seda natuke keerulises kohas. Vool oli väga tugev ning seda üksinda alla ronida tundus veidi kahtlane. Anna järgi siia. Ma ei saa oksa need. Mine sinna. Handol on kala. Lõpuks läks Hannes talle appi ning koos saadi kala kaldale. Vastu olla nii palju edasi. Ei, ma tean. Tundus näed suurem. Samal ajal liikusid Andre ja Ragnar ülesvoolu ning nad jõudsid esimese väga ilusa koha juurde. Siin on äge auk. Peab korra metsa sisse minema, muidu kaldalt minnes kalad näevad. Ossaablö! On ikka auk alles. Paraku ka nemad ei näinud seal seda suurt forelli, mida Raivo teisel päeval nägi. Vahepeal tempot tegema. Läbi märgne. Naha vähe soojaks. Jube lugu ikka. Antud hetkel pole meil mitte ühelgi lapitripil nii palju sadanud. Vihma kallas ikka korralikult. Müsteeriumiks jääb muidugi see, kuidas Ragnar märjaks sai, kui kahlamisriided seljas olid. Päris ilus tundub. Käib ninaga põhjas. Võib lanti vabastada. Nüüd on väsinud. Külje pealt sees. Sellepärast on nii raske. Aga ilus kala on ka. Näe. Ikka veel ujub. Ikka jõud löönud.
kuidas peaks söögi kalaks võtma igaks juhuks. Selliseks võsime. Ilus. Isane. Hakkab kudevärk tekkima, vaata. Lõva all on konks juba. Vahi. Kala jälle. Ai, tegi küünla ja läks. Ilus, väga ilus. Ülirahul. Tegin normaalselt möllu ka või? Jumala äge, aga järsku käis üks tõks. Mul tundus, et siis murdus üks konk vist suust lahti, aga pärast oli külje pealt kinni lõpuse juurest nagu. Ja sellepärast oli möll eriti suur. Mis veel? Ja mingi mõni 20 viset hiljem järgmine. Pani jõhkra küünla ja hopp läinud. Kahju ka ei olnud üldse. Ma tahaks ka kala näha. Täitsa null, mul pole võtnud ka veel. Haigere. Teises väga ilusas kohas sai Ragnar ikka käe korralikult valgeks. Tundub, et peale neid matku sinna basseini jäi sinna ikka veel korralikult kala. Andre, 3 viset, 3 kala. Kõik on enam-vähem normaalsed olnud. Aeg-ajalt tuleb kotti pista ka midagi muud peale kalade. Kala ei ongi! Leidsin siit kuradi mägedest või haruldase looma. Vaatasin, tuleb sealt. Päris hirmus. Teine. Ega ta pole varem inimesi näinud. Rääkida ta ei oska hästi. Lapimaa elu ei ole lihtne. Turni, roni, ragista. Kuradi, tundra elu. Sõin kõhu just nii täis ja nii raske ujuda. Kuna Andre ja Ragnar ei tahtnud mööda jõge tagasi tulla, siis suundusid nad järvede poole. Ei ole. Aga hästi lammutab oma väiksuse kohta. Ai, kus põder on kaapinud. Õsad pruunid. Lõpuks olid kõik laagris tagasi ning püügipäeva võis lõppenuks lugeda. Andre küsib, jope märg või? Türa, mul on korra jalad ka sees liirtsuvad. Ei ole 1,04 või Andrel. Aga ma lasin mingi siuksed 40 sendised, sealt esimeses suures basseinis, kus see suur koisk on. 3 viset, 3 kala. Üks läks ise ära ja 2 tükki lasin lahti. Valgus lasin ka lahti.
Siis tuli meelde, et kuradi pidime kala ka võtma. Aga sul kruusaväljadel oli täielik vaikus. Tibutama hakkas, siis toimus paar võttu. Siis sai Hannes oma kala. Ma läksin sealt lisaka tagant. Tead, ma olen debiilik reis. Ma hakkisin ära, sidur jooksis minema ja siis ma panin kaamera kinni ja seal videost vaatasin tuk-tuk kinni. Kätte ei saa kivi otsast, siis hüppasin suht suvalt, hüppasin ette, õnneks oli ainult siia maani. Ma sain kätte. No kala sai niimoodi, et Hannes Pekko oleks see püksid üles saanud. Tagasi nagu. Ja keskele. Raivo aitas mu üles tagasi. Raivo päästis, mõtle Hannes poleks. Meil sadas vihma, jumala külm oli, raks oli vapse jäetundist juba. Ja ma olen terve reis. Leila räägib, ei ma üldse võtan päikest tahaks võtta, aga... See termopesu. 23 kraadi. See kuivab hästi kähku ära. Mingi kuradi seksmaniaki pesu. Tegime pilte enne. Nipud ennast taba väljas niimoodi. Tulite siukse sääse parvega peale. Jumala hea rahulikult. See läheb varba poolt. Sinna ma tõmban teeb ümber. Oli kallas jumala perst. Me ei püüdnud siin kaldal. Me tulime mööda põdrarada, jumala hea. Polnud mingit ronimist ega midagi. Ainult vahepeal kadus rada ära, läksime natukene üles pool. Uuesti raja üles. Või jälle mööda. Tšikšakki läksime üles. Või välja mööda rada, aga kui all püüda tahta, siis on täiesti julm kallas. Seal taga läheb jõgi, no nii ilus. Ma ei tea, libeldada. Jälle kruusaväljad. Seal oli üldse kala. Suured augud, kruusaväljad, üks kruusavälja üldse niimoodi, lõpus laia. Augud sees ja mitte ka. Sügavad augud. Aga oligi, et ei saa üles. Ei no aga suure veega peab saama. Ei, seal oli, mina sain ülemisest august ühe kala, siis sain 2 veel kuskilt. Andre väsitas ära või? Ei, see koht 2 korra vahel väsitas ära. See debiilne inimene, kes siukseid asju ette võtab, noh. See ei ole normaalne. Sul saabas puruks ja mul see keskmine nael on ja tunnen seda. Andre, mis juhtus? Raguneb. Rohkem ei ole midagi juhtunud. Asjad ei pea vastu. Defektiga saapad või? Asjad ei pea vastu. Tavaliselt öeldakse, et sa ei kasuta neid otspäraselt. Kasutan just otspäraselt. Aga ei pea vastu lihtsalt. Hannes õmbles eile oma saapaid ja Andre õmbleb täna. Ja jälle möödus järjekordne õhtu lõkke ääres muljetades. Praegu oleks võin nokki lüüa, hea video oleks saanud. Algas viimane päev. Raivo ja Hando otsustasid, et rändavad lähima mäe otsa, et sealt ilusaid kaadreid filmida. Tulime mäkke ja lihtsalt mingi lambist on mingid vanad vundamendid siin. Ei tea, kas mingid põliselanikud või kullaotsijad või. Meie tulime siia igatahes kulda otsima. Eks pärast räägime, kas me leidsime või ei leidnud. Siin on üks vundament on veel, kohe läheme vaatame. Näe, kõik kivid on ilusti laotud. Siin on ikka päris hästi saanud pesitseda. Seal ka veel või? Yeah. Mingi, ma ei tea, mis siin tehtud on, aga mingi toru tuleb välja ja numbrid on ka siin peal. Pärast peab uurima ja guugeldama. Äkki leiab midagi. Tundub nagu mingi proovi puurimine või. Mine tea, mis seal siis kunagi olnud on, aga kui keegi, kes hetkel seda videot vaatab ning tunneb ära, millega tegu, siis võib kommentaarides kindlasti kirjutada.
Ragnar ja Hannes suundusid järvede poole ning Raivo lennutas drooni nende poole. See ongi mingi lõksrais. See on mingi kärplaste lõksrais. Suured rauad sees. Kui me oleme siin pisikese lombi ääres, Hannes nopib järjest forelle. Mina kaotasin oma kettal vända ära, mul on putsis. Õnneks Hannese varustusega oli kõik korras ja ta sai rahulikult kala püüda. Ragnari rõõmuks jäi päikest nautida ning filmida Hannest. Siin oligi. See on järves. Tuli. Häda ajab ikka härjakaevu. Väike. Andre otsustas viimasel päeval ülesvoolu liikuda. Ilmselt see esimene väga ilus kalakoht jäi talle kripeldama. Õieti tegi. See suur forell oli tagasi omale kohale liikunud, aga seekord jäi ta püüdmatuks. Assad Türi. Suur võttis jumala tugevalt, et ta sai kindlasti haiget. Ai, miks ta külge ei jäänud? Kurjam. No, on lootus, et võtab teile, aga ma ei usu. Pani ikka siis nätaki ära. Oli ilus. Tuleb nagu puunott. Meil oli forellid ujusid samamoodi siin. Nagu puunotile. Nüüd tegi mingi liigutus. Ma tean, ma nägin hüppest. Järvedel vähemalt Hannesel igav polnud. Tegevust jagus ikka omajagu. Ossa. Kilone. Tagasi jõe ääres. Ega nende kivide otsus turnimine pole kõige targem tegu ning see ei olnud sellel reisil esimene ega ka viimane kukkumine. Kuidas otsarõngaseks praegu. Kodus mõtlesin varurõngast on vaja. Piiest siis. Õnneks püük on läbi. Ma arvan, see oli enne juba. Aidab tähele. Vigaseks kui kukkuda ennastest. Õigete tööriistadega saab kõik probleemid lahendatud ja Andre teekond jätkus.
kulda me ei leidnud, aga see mägi on rauda täis. Isegi drooni tahtnud õhku tõusta. Ja see mägi on täiesti läbi otsitud, igal pool olid kivihunnikud näha, et raiutud ja juba läbi vaadatud. Kui üldse kusagilt midagi leida, siis ilmselt voolavast veest ehk jõgedest. Õhtul olime kõik juba mõtetega homses. Hommikul pakkisime oma asjad ja laagri kokku ning edasi ootas meid teekond tundmatusse. Kaardi pealt algas mingi nähtav ATV rada poole maa pealt, aga kõigepealt pidime me sinnamaani jõudma. Mööda rabasid oli hea liikuda. Sirge maa ja ei mingeid takistusi. Vaata mingi tutt. Ühel hetkel leidsime me jahimaja. Uks oli lukus ja sisse me ei näinud, aga näiteks päikesepaneelid olid olemas kogu väli WC-ga. Üsna luks värk. Ühel hetkel ronisime millegi pärast metsa alla, kus tänu langenud puudele ning kivisele maastikule liikusime muudkui üles ja alla. Inimene õpib terve elu. Raivo kukkus ühel hetkel külili ning teravad kivid vigastasid õnneks ainult ühte sõrme. Kivid nii teravad siin. Lõikavad jalad otsast ära. Poisid juba lootsid, et saame helikopteri järele kutsuda ning pääseme edasisest matkast. Ega me tegelikult ei teadnud, kuidas me üle suure jõe saame. Lõpuks oli kõik Andre kätes, kes julges üle jõe minna. Sealt paadi võtta ning saime 2 korraga kõik õigele poole jõge. Pärast tagastasime paadi sinna, kus selle võtsime. Mis juhtus? See kuradi selfie pulk, noh. Kaamera oli ka sul otsas. Ja, aga see on õnneks siin pool kaldal. See on puu otsas. Teeme pausi, ootame Andre ära. Hea rada. Võrreldes selle pornograafiaga, mis metsa sees oli. Johha ei tiina. Siin nagu maantee peal käiks. Viimaks jõudsime kõik ilusti bussi juurde ning peale 6-7 tunnist matka sõime kõhud täis, vahetasime riided ja võtsime suuna Eesti poole. Järgmiste reisideni!